Me räägime nüüd sääskedest. Sääsed terroriseerivad. Vereimejad on kaotanud igasuguse mõõdutunde. Just selliseid pealkirju saime näiteks täna lugeda Õhtulehe online portaalist ja see on väga hirmutav, sest tuleb välja, et sääski on ebaloomulikult palju ja nad on üleloomulikult vihased. Me kutsusime stuudiosse professori ja loodusmehe Urmas Tartese. Tere õhtust! Kõigepealt peame märkima teie teravmeelsust muidugi. Tänase riietuse valikul ei saa salata. Ma saan aru, et teie armastate sääskiga ülejäänud Eesti vihkab sääski. No sääsed on ju ühed toredad putukad, nii nagu kõik teised putukad. Nad ei ole toredad, sest need hammustavad. Aga nende elu on hästi põnev. Miks tänavu aasta juba sääski on nii palju välja ilmunud? Ütleks isegi, et see ei ole mitte juba, pigem on nad natukene hiljaks jäänud, sest meie kevad oli ju päris pikalt külm ja sääskede areng sõltub väga ilmadest ja temperatuurist. Ja seetõttu võiks öelda, et pigem on nad hiljaks jäänud meile. Aga see, et nad ühe korraga tulid, tulenebki jälle samast ilmast. Meil oli pikalt jahe ja nüüd läks äkki oli mitu sooja päeva. Tähendab, kõik need peaaegu nüüd nukkunud tõenäoliselt sääsed, kes igal pool veekogudes valmis olid, need kasutasid sooja ilma ära ja tulid korraga välja. Mis tähendab seda, et kui külmaks lähevad, siis kaovad sääsed ära ja neid ei pruugi enam järgmise suve peale nii palju jätkuda, et me praegu põeme nad ära ja siis on ülejäänud suvi vaba neist? On hästi lihtne lahendus sääsevabaks suveks, kui me suudaksime oma looduses hoida temperatuuri +5, siis meil ei oleks ka sääse probleemi. Ega meil palju rohkem ei olegi. Kahjuks meil on rohkem ja nii kui temperatuur on sinna 10 kanti, siis on ka sääsed aktiivsed. Kas sääsed on ka huvitavad putukad? Et tavaliselt meil räägitakse mesilastest ja sipelgatest, kes on väga huvitava eluga, ehitavad seal oma struktuure ja on väga töökad ja kõik on organiseerunud. Kas sääsed on ka sellised huvitava eluga? Aga loomulikult sääse elu on ju äärmiselt põnev. Iga putukelu on põnev, kui sinna lähemalt hakata vaatama seda elu. Aga kujutame ette sellist teist analoogi, näiteks, et kui inimene, kui ta tahaks paljuneda, siis tulevane ema peaks minema näiteks sinivaalasuu juurde ja sealt tammustama 3 suudeid selle vaala nahka vaala küljes tükke ja siis alles saab ta sünnitama minna. Sääsel on umbes samasugune, et sääs ema peab ju minema hiigel suure looma juurde, sealt võtma selle tilgaverd, mitte 3 tilka, vaid talle piisab ju tilgast. Ja tegelikult on ju päris raske koorem pandud väikesele putukale. Ehk et see, millele te vihjasite, on see, et hammustavad meid ainult emased sääsed ja isased saavad taimede ja mahladega agagi hakkama. Kas sääsed armastavad mingisuguseid inimesi rohkem kui teisi? Tähendab, väga suurt vahet ei ole. Tõenäoliselt võib olla mõningaid keemilisi selliseid signaale, aga väga täpseid selliseid uuringuid ma ei ole kohanud, et miks nüüd ühele rohkem või vähem. Pigem reeglina selline sääse lembus või siis sääskede poolt armastatuks saamine sõltub meie aktiivsusest ja elukommetest. Selles mõttes, et kui me oleme näiteks kusagil natuke jooksnud ja natukene hingeldame, siis igilõhn ja välja hingatud õhu, ehk siis süsihappegaasi eelkõige, on see, mis sääski kohale meelitab. Kas sääsehammustus võib olla ohtlik? Kas selle kaudu võib saada mingisuguseid väga halbu haiguseid? Eestis meil õnneks ei ole ühtegi sellist haigust, mida sääsed ise edasi kannataksid, nii nagu näiteks on lõunapool malaaria. Põhimõtteliselt, ütleme teoreetiliselt on võimalik, et kui sääsk näiteks mõne kollatõbise inimese verd on nimenud, siis kollatõve tekitajad võivad tema immuunoka peal väga lühikest aega elus püsida. Aga reeglina see aeg, kui sääsk ühe inimese pealt teise peale lendab, on pikem ja nad õhu käes hävivad. Ja siin ei ole nagu selles mõttes probleeme. Aga teoreetiliselt see võimalus alati on, et ka kui näiteks pooltäis imenud sääsk, kui ta on teise inimese pealt verd imenud ja meie käe peale langeb ja kui meil on seal laiaks litsumise koha peal mõni haav, siis teoreetiliselt on võimalus muidugi mingisuguse nakkuse saamiseks olemas. Aga ütleks niimoodi, et see tõenäosus on tunduvalt väiksem kui näiteks siin sulalise keskuses ringi käies gripihooajal ja siis köhivate inimeste vahel mööda minnes. Ma kuskilt just lugesin seda, et kasulik oleks siis sääske mitte käe peale maha lüüa, vaid ta nagu hellalt minema pühkida, et see on ka üks kaval võtta. Kahtlemata, ütleme, kõige kavalam oleks niimoodi, kui kõik inimesed, kui laseksid sääsed ilusasti verd täisimeda, kes nende peale on langenud, siis see sääsk läheb minema, ta on umbes nädal aega kusagil lehevarjus, ta ei söö mitte midagi, ta ainult seedib seda kõhutäit ja siis läheb unema ja pärast muidugi tuleb alles uuesti imema, aga vahepeal on vaikus. Miks vahel on nii, et osad kublad, mis sääsest tekivad, on väiksed ja teised on nii suured, et need tekitavad tõesti hirmu? No siin võib olla kindlasti ka küsimus, et eks võib olla erinevatel liikidel erinevad allergilised tundlikud ka inimesel erinevate sääseliikide suhtes ja eks vahel võib juhtuda ka seda, et inimesed ajavad sääse ja näiteks mõne kihulase suurema sassi.
Kas mõned kihulased on Eestis ka ohtlikumad? Ei, selles mõttes mitte, et nad võivad olla tüütumad ja nad on pisemad ja tihtipeale ka nende hammustusest võib jääda suurem kubel, aga põhimõtteliselt on nende toime ja kombed samad. Kuulge, kõige tähtsama teema juurde nüüd. Kuidas neid endast eemal hoida? Kõige lihtsam eemalhoidmise viis on muidugi sinna mitte minna, kus sääski on. Näiteks, kui on selline sääserohke metsaalune, siis sinna minnes me oleme paratamatult objektid, keda rünnatakse. Aga me võime ju minna mereranda, kus on tuul, või lagedamale, kus on tuul. Ja kui juba tuul on selline 2-3 meetrit sekundis, siis sääsed enam ei saa lennata, sest nad on suhteliselt kehvad lendajad. Aga muidugi teisalt selge see, et eks ka loodusinimesed peavad minema sinna, kus sääski on ja kujutame ette ka metsamehi, kes lähevad ja peavad käima ja üldse loodusinimesi. Siis muidugi kõige kindlam meetod on ikkagi pikkade käistega pluus ja pikad püksid jalga, mis on sellised piisavalt paksud, et sealt sääsk läbi ei jammusta. Siis jääb muidugi nägu või käelabad. Kuulge, missugune sääsetõrjekaitsevahend teil endale ostetud on? Meil on siin suvaliselt ostetud apteegist. No ma ei hakkakski nagu selles mõttes reklaami tegema, sest kindlasti ma olen kunagi ostnud päris mitmeid ja mitmesuguseid nii kodumaistelt tootjatelt kui ka välismaistelt tootjatelt. Tõsi, ma ei mäleta praegu seda kuupäeva, kui ma viimati ise sääsetõrjet enda peale kandsin. Väga praktilisel põhjusel, kui ma väljas olen enamasti pilti tegemas, siis sääsetõrjed on ju sellised vahendid, et see aine, mis putekaid peab peletama, see peab ju naha peal püsima, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt tuleb see aine sinna mingil moel kinni liimida. Ja sellepärast sellised küllaltki hästi toimivad sääsetõrjed on ka teisalt küllaltki natukene ebameeldivad naha peale panna. Ja isegi ka halb, kui nendega näiteks mõne optilise asja vastu katsuda või plastmassi vastu katsuda, see võib olla päris ebameeldiv. Ma saan aru, et te ütlete, et kõik need asjad, mida me siin laua peal näeme, on mõttetud. Neid ei ole mõtet osta, sest need ei kaitse sääskide eest. Ei, mitte selles ei ole küsimus. Kaitsevad küll, sest need ained, mida reeglina kasutatakse, on üsna sarnased nendes tõrjevahendites ja vahe nendel ongi eelkõige selles, et kuidas, missugust abiainetega siis neid naha peale kantakse ja seal püsivalt kinni hoitakse. Inimestele meeldib ikka selline tõrje, mis paneb peale nagu ei saaks arugi. Aga see ei pruugi olla kõige tõhusam. Ja teine äärmus on siis hästi selline mingi kleepuv tökad peale määrida, mis võib ka väga hästi tõrjuda, aga millega on lihtsalt ebameeldiv toimetada. Mida te siis soovitate osta nüüd sääsetõrjeks? Ma ei saagi aru täpselt. Siin on pihustatavad peale, ta nagu pihustub sellise väikse kihina, kas sellest ei viisa? Mina ise, kui ma olen kasutanud kas peale rullitavaid ja määritavaid asju, sellepärast, et mul on vaja neid küllaki täpselt ka doseerida. Need rullitavad ja määritavad on paremad, sest need jäävad naha peale. Mitte naha peale jäämises ei ole vahet. Taerohed jäävad ka väga hästi, aga minul on näiteks vahel vaja, et pihupesad oleksid ilma tõrjeta just nimelt. Et kui ma katsun näiteks fotoaparaati, siis ma ei taha, et sinna sääsetõrjevahendid peale läheks. Ja täpselt samuti on ju, kui ma näo peale pean panema, siis ma jätan ühe poole panemata, selle poole, mis põsk läheb jällegi vastu fotoaparaati. Nii et mis me siis võiks sealt osta enne jaanipäeva nüüd endale? No ütleme, hea on osta selline vahend, kus on kas siis mingisuguse kuuliga panda või selline pulga moodi, mida saab määrida, nagu deodorantega määritakse. Ja ma arvan, nad kõik enam-vähem hästi töötavad ja lihtsalt tuleb hoolikalt neid määrida, et siin ei ole selles mõttes küll ma ei saa öelda, et üks tootja oleks peaaegu üle teisest. Suur aitäh, härra Tartast täna tunnele stuudiosse tulemast. Sääskidest siis nii palju. Me läheme edasi aga uudistega välismaalt.